Igal mesilastega tegeleval inimesel tuleb kord see päev, kui ta peab mesilasperre andma uue mesilasema. Mesinik soovib, et see tegevus õnnestuks esimese korraga ja ei tekiks mesilasema andmisega mingeid probleeme. Selleks peab ta tundma mesilaste bioloogiat ja olema kursis mesilasperes toimuvaga olenevalt aastaajast. Üldjuhul saame mesilasemasid vahetada või anda mesilasperre mesilaste aktiivsel perioodil, siis kui mesilasemasid kasvatatakse ning neid on saada. Selleks, et mesilaspere uue mesilasema vastu võtaks, on oluline, et oleks täidetud sobivad tingimused. Mesilaspere võtab paremini vastu mesilasema, kes on paarunud ning on juba mõnda aega munenud. Paarumata mesilasema andmine on keerulisem, eriti kui ta on 3–6 päeva vanune. Paarumata mesilasema andmine õnnestub paremini, kui ta on just koorunud. Siis on tema liigutused veel aeglased ning mesilased ei pööra temale eriti tähelepanu. Paarumata mesilasema andmisest parem meetod on kooruva kupu andmine. Mesilasema vastuvõttu soodustavad tingimused. Mesilased toovad tarru piisavat nektarit. Mesilaspere söödetakse siirupiga. Mesilasperes on peamiselt noored mesilased ja kaanetatud haue. Mesilasperes ei ole lahtist hauet, munasid ega vana mesilasema lõhna. Mesilasema on juba mingi aja saanud muneda. Mesilasema andmine on raskendatud. Mesilasperes on juba mesilasema. Mesilasperes munevad vääremad. Mesilasperes on sülemlemistung. Looduslik korje puudub, on märgata mesilasperede vahelist vargust. Millised võimalused on mesilasemasid peredesse anda? Mesinikul on mesilasema andmiseks mesilasperesse mitmeid võimalusi. Kõige lihtsam on muidugi anda mesilasema saatepuuriga, eriti kui me oleme mesilasemade kasvatajalt ostnud mesilasema. Sellel käiakse siis ise kas järel või saadetakse postiga, kus on siis mesilasema sees koos saatemesilastega. Et väga lihtne ja mugav on anda siis sellesama saatepuuriga mesilasema. Eelnevalt tuleb muidugi saatemesilased eemaldada. Eriti kui tuleb veel kuskilt kaugelt välismaalt, oht on ka haiguste edasikandumisel. Et siis on parem, kui saatemesilasi kaasas ei ole. Näiteks on olemas ka siis kattepuurid, mille puhul öeldakse või arvatakse, et see emade andmine õnnestub paremini. Selline kattepuur siis asetatakse kooruva haudme piirkonda, samuti peab siis seal all olema sööta mesilaste jaoks ehk siis mett. Ja mõned vabad kärjekannud ka siis mesilasemale munemiseks. Selline kattepuur siis surutakse kärje sisse ja ema siis sinna alla. Siin on ka siis selline sulgur, et siit võime siis ise mõne päeva pärast mesilasema siis välja lasta. Muidugi miinuseks on nende kattepuuride puhul see, et just selliste plastikute puhul, et ta ei lähe piisavalt sügavalt kärje sisse ja mesilased närivad mesilasema juba ise üsna ruttu välja. Et võib-olla selline vanemat tüüpi metallkattepuur on isegi parem, et seda saab siis sügavamale kärje sisse paremini suruda. Aga siin pere juures me siis nüüd lähemegi siis mesilasema vahetust sooritama ja paneme siis selle uue ema kattepuuriga siia tutvumiseks sellele perele. Kattepuuri meetod. Valime sobiva kärje, kus oleks kooruvat hauet, tühja kärjekanne ja sööta. Kooruva haudme tunneme ära selle järgi, et see on tumedam ning on näha ka kooruvaid mesilasi. Puhastame harjaga kärje mesilastest, et raami alla jääks ainult mesilasema ja kohe kooruvad mesilased. Asetame ema kärjele ja paneme puuri peale, mille surume haudme kärje sisse. Raami koos kattepuuriga asetame teise kooruva haudmeraami juurde.
See mesilasema sai nüüd siia perre sisse ja vähemalt 3 päeva siis me ei tohiks seda mesilasperet häirida, et mesilasema ikkagi vastu võetaks. 3 päeva pärast tuleme siis kontrollime selles peres üle asemakupud. Need tuleks siis kõik nii-öelda ära lõhkuda ja siis vabastame mesilasema ja vaatame, et kuidas mesilased suhtuvad emasse. Mesilasema andmine meekorpuste peale. Mesilasema andmisel korpustarusse tõstame haudmekorpuse meekorpuste peale. Korpuste vahele asetame emalahutusvõre lennuavaga vastassuunda. Lennumesilased lendavad sellest korpusest tagasi alumisse korpusesse. Ülemisse korpusesse jäävad noored mesilased, kes on uue mesilasema suhtes leplikud. Meie näide toimub Farrar-raami mõõduga korpustarus. Märgime ära haudmekorpuse, tõstame meekorpused maha, võtame ära emalahutusvõre, tõstame meekorpused alumise haudmekorpuse peale, asetame peale emalahutusvõre ja sinna peale teise haudmekorpuse, kuhu anname saatepuuriga ema. Vabastame plastikust sulguri, et mesilased saaks ema vabaks süüa. Ema vastuvõttu kontrollime 4-5 päeva pärast. Mesilasema andmine lamavtarru. Mesilasema andmiseks lamavtarru eemaldame korraks mee magasini, otsime üles vanaema, kelle eemaldame. Mesilasema puudumisel kontrollime, kas on tehtud aseema kuppe. Nende olemasolul eemaldame need. Mesilasema asetame saatepuuriga ilma saate mesilasteta kooruvate haudmekärgede vahele, lennuava vastassuunda. Mesilasema vastuvõttu kontrollime 4-5 päeva pärast. Mesilasema andmispuuriga. Selline võrgust puur sobib hästi mesilasema andmiseks, sest kontakt mesilastega on vahetu ja emalõhn ehk emaaine levib mööda taru hästi. Mesilasema paneme saatepuurist andmispuuri ja selle asetame kooruvate haudmekärgede vahele. 2-3 päeva pärast vabastame mesilasema haudmekärjele ja jälgime, kas mesilased on uue ema suhtes sõbralikult meelestatud. Kui ei ole, asetame ema uuesti võrkpuuri ja hoiame veel 2 päeva. Kui vastuvõtt on sõbralik, asetame haudmekärja tagasi tarru ja mesinik võiks vältida selle pere häirimist 4-5 päeva. Sügisene mesilasema vahetus. Mesilaspered on juba sellises olukorras, et neilt on võetud ära mesi. Nad on saanud esimese korra siirupit talvesöödaks ja neil on peal ka varrolesta tõrjeks sipelkappelapp. Nüüd tulime siia pere juurde sellepärast, et see pere oli suvel natukene tigedam, kurjem, kippus nõelama ja nüüd söötmise ajal on meil võimalus mesilasema välja vahetada nii-öelda parema materjali vastu. Nii, sööt on vastu võetud. Esimene kord meil on kaasas ka 5 liitrit siirupit nüüd teiseks korraks, et ema hakkaks ilusti munema, et võetakse ilusti vastu. Siin on ka siis sipelkappelapp, mis on siis lennuavast vaadates tagapool. Vaatame, et kas siin, kus kohas see ema võib siis olla, et siin on ülemises korpuses kaanetatud sööta juba, nii et võimalik, et ema on alumises
korpuses. Vaatame nüüd siis alumisse korpusse. Nii, võtame kõigepealt siis teise kärje äärest, et tavaliselt mesilasema ei ole äärmise kärje peal. Siin on tühjasid kannusid, aga mune sees ei. Paneme nüüd siia teise korpuse ääre peale, kärgi maha ei tohi panna. Järgmisel on ema. Me oleme mesilasperes loonud nii-öelda kunstlikult korjemeeleolu, oleme andnud neile siirupit ja kui me anname nüüd uue ema, siis nad peaksid sellesse mesilasemasse positiivselt suhtuma ja nad võtavad ta ilusti korraga vastu. Sellepärast me võtame korraga nüüd sellel saatepuuril eest ka plastikust sulguri ja mesilased saavad mesilasema nüüd siit puurist ise välja süüa. Asetame peale ka tagasi sipelkappelapi, mis on siin mingi aeg juba saanud aurustuda, aga siin on veel sipelkapet ning katame selle veel omakorda kilega ja siis läheb meil söödanõu tagasi. Ja nüüd saame kallata siia siirupi. Mida öelda kokkuvõtteks? Võib muidugi tekkida küsimus, miks meil on üldse vaja anda mesilasperre uut mesilasema. Ka see tuleb endale selgeks teha. Siin mõned põhjused, miks tuleks mesilasperre anda uus mesilasema või miks tuleks mesilasema välja vahetada. Esiteks, mesilasperes puudub ema. Põhjuseks võib olla mesilasema hukkumine, näiteks on ta jäänud hooldustööde käigus raami vahele. Mesilasema olemasolu saame kontrollida kontrollkärje abil, kui mesilasperes puudub lahtine haue ja munad. Teiseks, mesilasema on vigastatud. Tal on näiteks puudu mõni jalg või tiib ja see puudus mõjutab tema tööviljakust. Kui mesilasema vahetust ei tee mesinik, siis teevad seda varsti mesilased ise. Kolmandaks, mesilaspere on tige. Sellised mesilased nõelavad nii mesiniku kui ka taru läheduses liikuvaid inimesi. Neljandaks, mesilased ei püsi hästi kärjel. Heade omadustega mesilased püsivad kärjel ja ei lase ennast mesiniku tegevusest häirida. Viiendaks, mesilaspere on vähetootlik. See põhjus on äärmiselt tähtis tootmismesilates. Kuuendaks, mesilasema on juba liiga vana. Tema munemisvõimekus on juba oluliselt langenud. Seitsmendaks, mesilaspere on halvasti talvitunud. Näiteks proovide tulemusel on selgunud, et mesilaspere on nakatunud nosematoosi. Mesilasema andmine ei pruugi õnnestuda esimese korraga. Kindlasti soodustab mesilasema vastuvõtmist looduslik korje või suve lõpus täiendsöötmine. Vastuvõtmist pärsib korjeta aeg. Mesilased on sel ajal tigedamad ja ei taha uut mesilasema vastu võtta. Kordame veel kord üle. Mesilasema vastuvõtu õnnestumiseks aseta saatepuur kooruva haudmekärgede vahele. Teine võimalus mesilasema andmiseks on kasutada kattepuuri. Kooruval haudmekärjel noored kooruvad mesilased on uue ema suhtes leplikumad ja ema vastuvõtmine on tõenäolisem.